Tervist, mina olen Mati Tund ja tänases Elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas seeni korjata. Tere tulemast mu fucking elukooli! Nii, ja kõigepealt varustus siis. Võiks olla normaalne müts, maika, lühikesed püksid ja kummikud. Ja peale selle veel puugisüst, seenenuga, okei, see on vähe pikk, aga pole hullu, mul on ka siis lühem olemas. Ja täis laetud telefon ning seenekorv või siis vähe väiksem seenekorv, kui sa oled vähem ambitsioonikas. Ja siin on ka sitapaber, sest kunagi ei tea. Ja samuti relv, sest mets on ohtlik koht. Siin on puugid ja poikad ja asjad. Kindlasti olete Instagramis näinud pilte, kus inimesed panevad üles oma saadud seenesaagiga ja siis te mõtlete, et tahaks ka pilti, ma mõtlen. Ja selleks on kaks varianti. Esiteks, sa pead minema metsa, korjama seeni. Teiseks, sa pead leidma kellegi, kes on korjanud seeni. Seis! Viska korv maha! Viska korv maha! Mida vittu, miks on Super Mario ole? Kärbse seened. Ja kolmandaks sa ostad turu pealt. Aga kuna meil ei ole raha, siis me kasutame kõigepealt esimest varianti. Me otsime ise seened. Aga kust leida seeni? Väga hea küsimus. Seeni leiab enamasti metsast, puuküljest, ajateeni ja varba vahelt, turu pealt või siis hästi varustatud narkodiilerid. Ja meie otsime metsast seekord. Aga rohkem informatsiooni ma teile kahjuks anda ei saa. Mitte, et ma ei teaks. Ma tean väga hästi. Aga lihtsalt need on paremini hoitud saladused kui riigisaladused. Sa saaks isegi Guantanamo Bay's teada, eestlased, kus on hea seenemets. See on seen. See on puuleht. Teatavasti on Eesti metsades umbes 1500 seeneliiki, aga ainult 400 neist on söögiseened. Seega soovitan sul kaasa võtta mingi seeneraamatu, kus sa saad uurida, kas seen on söögiseen või kas ta on mürgine seen. Aga minul seda vaja ei ole, sest mina tunnen kõiki seeni, mis metsas on. Mis seen see on? See või? No, see on kas harilik, põldkülvik või siis narikoorsalu. Narikoorsalu ilmselt, jah. Aga mina kupataks ta ära, kui söömiseks ei soovita süüa, sihukese nälk ja maitsega on veits. Jah, lähme edasi. Ma leidsin seeni. Tule siia. Näed, siin on harilik külmräästas, ma usun. Tule, mida mitte siin saa? Täitsa putsis. Tuntumad seened Eestis on siis männiriisikas, puravik, kärbseseen, jalaseen ja kläkkukeseen. Aga on ka palju mürgiseid seeni, millest tuleks eemale hoida. Nagu näiteks valge kärbseseen, punane kärbseseen ja teised mürgised seened. Ja loomulikult, kui te igat seent ei tunne, siis te võite sellest pilti teha ja postitada see Facebooki, sest Facebookis on palju seenegruppe ehk siis seenevõrgustikke, kus saad jagada pilti ja inimesed ütlevad, mis seal on. Või siis saad söömata, mis on ka võimalik. Ma ei näe seal ühtki seent. Ja nagu te näete siin, on näha ka seen. Harilik puuseen on siin täitsa olemas. Enamasti siia ei kõlba, aga jah, no ma ei tea, kui ära kupatad, siis aga mina seda täna korvi ei pane omale. Ja alati metsa minnes soovitan kaasa võtta piisavalt koguses vedelikku,
sellepärast et kunagi ei tea, kauaks sa metsa jääd. Ja kõige hullem asi, mis metsas saab juhtuda peale karurünnaku, on vedeliku puudus. Hea küll, peatus läbi, lähme edasi. Ja näete, siin on harilik kännukõrvits. Ja kännukõrvitsa teeb eriliseks see, et ta ei ole üldse kännu ega kõrvitsa moodi. See on siuke hea mets, kus võib leida kukeseeni, nagu te näete. Siin on puud ja siin on samblik, mis tähendab seda, et siin võib pesitseda kukeseeni, mida me täna tulime siia otsima. Ja hästi tähelepanelikult peab ringi vaatama. Näed, siin! Tule vaata seal. Ja saimegi kukeseene. Jep. Värske. Ilus puhas, ei ussita, ei nussita, kõik on korras. Vaatame. Ja tavaliselt, kui leiad ühe, on neid veel siin läheduses. Ja veel üks. Väga hea seen. Ja see tähendab vaid seda, et siin kuskil lähedal peab olema neid rohkem, terve trobikonnaga. Vaatame veel ringi. Ja ongi, vaadake. Kukeseened vabas looduses. Ja terve hunnik. No see on mingi kilo küll ju. Ja näete, pole see seente korjamine midagi, kaua me oleme olnud siin. Mingi 5 päeva, aga noh, seeni on küll. Seeni on küll. Kus oli? Siit ma küll ei tulnud. Ma ei tea. Ja kui te olete juba olnud mitu tundi seenel ja teie seenekoorm näeb välja nii väike, siis see ei paista kuidagi selline, nagu inimestel Instagramis on, eks ole. Aga selleks on üks hea nipp. Kohe näitan teile. Tõstame ringi. Tõstame vaiksed seened ringi. Ja siis võtame mõne kuivanud oksad kuskilt. Teete siia üks ilusa pesa. Ja siis panete seened tagasi korvi. See on suur korv. Ja voilà! Korv tundub palju rohkem täis. Nii ja sellega võtakski siis tunni kokku ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma õpetan teile, kuidas metsas sittuda. Mina tänan. Aga mine munni paberiautosse. No jah.